No tere Neeme, mis sa mökutad siin? Ma ei mökuta, vaid mul on idee. Ja see ei ole mitte idee, vaid see on reaalsus, mis ei ole veel saanud lihtsalt pildiks. Ma olen oma galerii territooriumil. Kõik see maa, mis on siin all, näete, siit kohast hakkab peale 1, 2, 3, 4, 5. Siiamaani välja on reformimata riigimaa. Elik, see on Eesti Vabariigi territoorium. See, mida ma näitasin, siit hakkab vallamaa 1, 2 ja edasi. Seal on Tallinna-Klooga maantee. Siit kohast on 35 meetrit sinna. Ma tahan siia kohta avada Tiskre väligalerii. Siin on jäänud aastate tagant, üle 10 aasta tagasi oli analoogne asi Türisalu pangal. Ja siin selles areaalis, kus ma olen, miks ma tige olen? Tige ma olen sellepärast, et ma olen nüüd 10 päeva oodanud, kirjutanud avaliku ürituse loa Harku vallale, käinud, suhelnud seal iseenesest väga toreda valla ametnikuga, mingi kultuurinõuniku asetäitja, spetsialisti, kena daami Kristaga. Nüüd 10 päeva hiljem tuleb vastus, et ei, ikka nemad ei saa. Ja nüüd siis, nagu juures oleval pildil näha, siis antakse mulle sealt niisugune dokument. Nüüd oli mul seal taga pool tundi vestlust. Tegelikult on selle kõige taga. Nad ei soovi seda anda, sellepärast, et asja õiguslikult oleme me jõudnud sellesse kohta, kus kohas sellised tegelased nagu Neeme Läll, kes on nii või teisiti osutunud liiga tahketeks, pähkliteks meie ühiskonnas läbi nende erinevate vastasseisude, mis on siin tekkinud viimaste aastate jooksul aina enam eskaleerunud. Selle tulemina on minust saanud persona non grata, et isegi väljaspool asulaid, me oleme Tallinna linna piirist väljast praegu kuskil umbes 2-3 kilomeetrit. Siin on põllud ümberringi, et siia saada avatud galerii pidamise eli kunstinäituse korraldamise alus. Kunstinäitus tähendab seda, see on niivõrd minimalistlik, nii nagu see mulle omane on. Järjest siin hakkavad olema. Toigas on maasse löödud ja toika ees on maal. Neid hakkab siin olema, iseenesest võibolla 10, eks. Kaasa arvatud see moodul, mis on tegelikult sõiduauto haagis. Näedake siit kohast, siis on aru saada, näete, rattakene vaatab nükene 35 aastat vana Soome haagis. Selle peale ma olen ehitanud üks mooduli. Lähme edasi, lugupeetud kaameraneiu. Nii, kooskõlastus, ainukese tegelikult asjaõigusliku persooniga, see on Crooningu kütusefirma omanik. Väga tore härrasmees, tõeline Eesti mees. Ma rääkisin talle, tutvustasin talle oma projekti olemust. Algust oli natukene skeptiline ühe hetke, aga siis soostus, kui me oleme kõik nüansid läbi arutanud. Ja ta kiitis heaks, et see on väga tore mõte. See on hea mõte. Eks see tõstab ka Crooningu mingisugusel kujul nii-öelda läbimüügi reitinguid, kui selline projekt siin alguse saab. Ja nüüd on siis see sektor, siin on praegu see suur veoauto, lihtsalt on parkinud siia, seisab siin juba üle ööpäeva, sest loomulikult me oleme linnast väljas, raske veokid jääb parkida, mida iganes. See on meie maa, see on vaba maa. Ja praeguse seisuga jääb mulje, et see maa kuulub mingisugustele kuradi funktsionääridele. Hoidke altre. Seepärast, et mingisugusel hetkel minu rahu taandub ja asendub vaat sellise olemisega, nagu ma praegu välja elan. Ma vajan vaat seda siilukest Eesti maast. Seda siilukest. Seal taamal on see kiosk, mis on lõpetanud oma tegevuse, sellele ma ei pretendeerinud, olgu seegi mul oleks meeldinud. See on nii öelda Crooningu bilansis. Hea Riho, Crooningu omanik ja juhataja lubas mulle vähemalt elektri anda. Ja siia kohta plaanin ma parkida oma kodu. See on mu ainukene olemasolev kodu. See on 30 aastat vana suvila auto.
seegi ei ole minu, see on Soome registris, see on ühe Soome sõbra poolt mulle tegelikult antud piiramataks kasutamiseks. Ja siit kohast, vaat nüüd see osa, 1-2 meetrit on tema laius ja 7 meetrit on pikkus. 1, 2, 3, 4, 5, 7, siiamaani. Eesti Isamaa, ma vajan seda 2 × 7 ruutmeetrit kohta. Aga mulle ei anta seda tänase päeva seisu. Homme hommikul külastan sellist ametit nagu Maa-amet. Mulle kaunikesti võõras institutsioon, ma ei ole ennem pidanud sellise ametkonnaga kokku puutuma, sest minul puuduvad maad ja varad ja värgid. Mind ei ole need kunagi huvitanud, sest ma tean, et maa kuulub maaemale, nii nagu taevas kuulub taeva isale. See on minu kriteerium ja seda jagavad muideks väga paljud inimesed. Aga homme tuleb mul selle Maa-ametiga kontakteeruda ja seal leida järjekordne mingisugune ametnik, kellele ma proovin seda selgeks teha. Selle sama, mida ma katkendlikult praegu välja elasin. Suht emotsionaalselt, aga nii see on.